videolõunatund Nõmme raadios. Tere, lõunatund taas Nõmme raadios. Nagu ikka, Margus kahjuks ei ole veel nii terveks saanud, et saaks ka meiega rääkima tulla, õigemini ka ise rääkida. Sellepärast ajame täna läbi nagu viimasel ajal millegipärast kahjuks kombeks ilma Marguseta. Algatuseks ta on ikka meelde tuletanud kindlasti, et ei unustaks tänada kõiki toetajaid, loodame, et teid tuleb juurde, suur tänu teile kõikidele. Tänu teile oleme ikka veel kuidagi moodi teokad ja toekad. Ja lisaks sellele, kui miskit siit räägitust, kuuldust, nähtust tekitab mingisuguseid mõtteid, kas poolt või vastu, siis olge head ja jagage sõpradega seda linki ka ja äkki tuleb midagi välja. Kui äkki mõtlete midagi teistmoodi, siis olge hea, andke teada ka ja ega me ei ole siin ka ju ilmeksimatud selles mõttes, et me ei tee küll seda tahtlikult, kui kuskil midagi mööda läheb, aga olge hea, vaielge ja andke teada. Õpib, niisugune loomulik inimene õpib nii kaua, kuni elab. Tore, aga lähme tänase saatega lahti, ma katsun kibe kiiresti mõnest pealkirjast üle käia, sellepärast, et Vambola Kolbakov on meiega kohe liitumas ja nüüd siis mõned peavoolust esinenud pealkirjad, mis panid pead, ma ei teaks, kangutama või mis see sõna peaks olema, igal juhul vangutama päris kindlasti. Kui muide oli aastaid tagasi otsisid neid apsakaid, siis praegu võta lahti ükskõik kus koha pealt, ükskõik mis asi ja nende, kas rumalust teha, need ei ole enam apsakad, see on niisugune mainstream, nii mõeldaksegi. No näiteks, hakkame pihta. Eakale naisele tehti tema vastu tahtmist eutanaasia. Eakale naisele tehti tahte vastaselt eutanaasia. See on siis edaspidi, et sa lähed kohtusse, keerad ämma kaela 2 korra, ja ütled, et see oli lihtsalt eutanaasia. Ta küll ei tahtnud, aga eutanaasia. Või teistmoodi näiteks, et lased naabri maha ja ütled, et see oli 40 aastat hiljaks jäänud abort. See oli kõige tavalisem abort, aga 40 aastat hiljem. Võtke, kuidas tahate. Anni Sild ütleb, 1000 koolitused, miljonid koolituseurod ja vastu ei saa sellest mitte midagi. See on õigus, aga nüüd läheb käest ära, sest mõõdetakse ja hinnatakse vale asja. Õppimine ei loo oskustööjõudu iseenesest, oskustööjõud tekib ainult siis, kui õppimise mõju on teadlikult kujundatud ja mõõdetud. Inimene võiks endale selgeks teha ja paljudele teistele ka ära selgitada selle, mis asi on hindamine ja mis asi on mõõtmine. Kui midagi mõõdetakse, selle peab olema mingisugune ühik. Ja kuidas õppimist mõõta ühikutes. Õppisin 3 tundi, 2 aastat, 4 päeva. See on kuidagi moodi mõõdetav, aga seda omandatud ja kõike seda paraku mingisuguse margapuuga mõõta ei ole võimalik. USA ja Iisrael kasutasid haruldast võimalust, me räägime praegu keelekasutusest ja millestki muust, võimalust Iraani juhtkond korraga maha võtta. See on samasugune, nagu kasutasin võimalust kogu naabri perekond korraga maha võtta. Ega see midagi erilist ei ole. Aga keelekasutuse puhul, tapeti tegelikult maha, aga olgu. Politsei ütleb niimoodi, praegu tohib Eestis Iraani lippu lehvitada. Agressiooni kuritegu õigustava sümboolika avalik eksponeerimine on Eestis keelatud. Siiski lubab politsei soovijatel Iraani lippu lehvitada. Veel lubatakse, varsti võib-olla ei lubata, siis agressiooni kuritegu. Kas siis Iraan on sooritamas ise agressiooni kuritegu või õigustab Iraan enda vastu toime pandud kuritegu või kuidas see tegelikult on? Ei tea. Nii, Eesti Energia kahjum oli mullu suure allahindluse tõttu 83 miljonit. Raamatupidamise õnnestub paraku kõik, tehte mingisuguse asjanduse valmis, hindate üle põlevkivivarud, siis teete aktiva ja passiva ja lõppkokkuvõttes tulebki välja, vaatamata sellele, et kõik on priskelt elanud ja saanud otse kui mingisugust
kasumit ka, siis hindame lihtsalt põlevkivi ümber, sahvrivarud ja hoopis tulemus tuleb hoopis teistsugune. Jõudu raamatupidajatele. Nii, jätame selle vahele. Väga ilus väljaütlemine, see on paraku tuleb välismaalt, Prantsusmaalt. Prantsusmaa president Macron tugevdab tuumajõude ja laiendab tuumakoostööd liitlastega ja ütleb niimoodi: vaba on see, keda kardetakse. Meid paraku ei karda mitte keegi, järelikult no midagi ei ole teha, ei ole meie vabad. Aga kui näiteks perekonnas on või kuskil mujal, mingis sõpruskonnas, klassis on mingisugune kutt, kes istub seal juba 3. aastat ja tümitab kõiki teisi, kõik teda kardavad, siis järelikult see õpilane lihtsalt on vaba. Emode koormuse leevendamiseks tahetakse õdedele anda rohkem õiguseid, õigusi, tehke I ja D ja I mitmus endale selgeks. Kõik pöördujad ei pruugi arsti näha. No muidu tuleb ka pimedaid, need võib-olla ei näe, aga no hea küll, nali naljaks. Sotsiaalminister Karmen Joller sõnul aitab muudatus leevendada emode ülekoormust. Arsti juurde lihtsalt ei saa ja see leevendab koormust. Väga huvitab. Muide, mitmel pool mujalgi on niimoodi, näiteks lähete mitte okultisti, aga okulisti juurde, oftalmoloogi juurde, näiteks silmaarsti juurde, sest seal ei pruugi ka arsti näha. Õde lihtsalt mõõdab ära teie silmanägemise, ütleb, et no jah, natuke on kehvemaks läinud või on samal tasemel või on äkki isegi paremaks läinud ja kõik, aga noh, ma arstiga tahtsin rääkida, tal on see anamnees ju kõik käes ja mismoodi see muutunud, see ei ole enam tähtis. Nii et isegi varsti tuleb keeles muutus teile mitte arsti juurde, te lähete õe juurde ja siis selgitate, sul ei ole ju õde, no siis selgitate. Juhtkiri 226 miljonit vastu taevast, Eesti Energia õlitehase saaga tuleb läbi uurida. Mismoodi läbi uurida vastu taevast? Huvitaks nendel puhkudel keegi kuskil vastutab ka. Nii, Pevkur Dubais, pilet oli ju ostatud, kui ole ja siis pidi igal juhul minema, vabandust naeru pärast, võib-olla natukene kohatu, aga kujutage nüüd ette, Pevkur on ei keegi muu kui ühe NATO liikmesriigi kaitseminister. Ei tea mitte midagi, kas algab või ei alga ja kui ta on juba seal Itaalia näiteks, Itaalia lõksu jäänud, Dubaisse lõksu jäänud, Itaalia kaitseminister kutsus endale sõjaväelennuki järele. No nii käitub kaitseminister. Me oma ei tea, sõitis vahepeal kaameliga või mitte või mismoodi neid karikatuure on levimas, kui palju ära ei saa. Ameeriklased ei paku, ei lennukit, ei Iisrael ei paku, ei ükski NATO liiklane ei paku, tähendab, tuleb välja, et selline siis tegelikult ongi suhtumine Eesti Vabariigi kaitseministrisse, kes peaaegu seletab, et ilma temata ei toimu siin maailmas mitte midagi. Nii, juhtkiri ütleb, Iraani sõda läheb eestlastele kalliks maksma, omade koju toomine on pisikulu ja seda väärt, aga sõda toetada tuleb. Kõik läheb kallimaks, omad on lõksus, kõik... No kuidagi, olgu pealegi. Nii, võtame veel paar tükki. Põhja-Tallinna linnaosavanem palkas nõuniku, keda on venemeelse sisu tõttu mainitud Propastopi lehel. No ja mis siis? Kas ta midagi teinud või ei ole? Kus on Kristiina Kallase haridusministri mingi 17-aastane nõunik ja veel, kes oli seksuaalselt sättumuselt, ei tea, kes ta selline oli, mitte üks halb sõna. Heilo Altin ütleb, huvihariduse rahastamine saagu läbipaistvaks. Huvihariduse rahastamine, mismoodi haridust rahastatakse ja mis haridus on huviharidus, ei tea. Heilo Altin on Eesti Teadushuvihariduse Liidu juht. Tuleb välja, et on ka teadushuvihariduse liit olemas. Mis asi on see teadushuviharidus? Ei tea. Eesti Energia juht ütleb, kui te olete taevasse vaadanud ja ei ole seal midagi näinud, siis olete pimedad. Sellepärast, et Eesti Energia juht ütleb niimoodi. Tegutseme Vene dirižaablite pideva valve all. Ilmselt ei tea inimene, mis asi on dirižaabel
ja millal neid viimati kuskil ehitati või kuskil neid katsetati. Aga igal juhul Vene dirisaablite pideva valve all toimetab Eesti Energia juht või vähemalt on ta selles veendunud või vähemalt on keegi öelnud, et see niimoodi on või on ta mingis meeltesegaduse hoos ise neid dirisaableid taevas näinud. Ega ta muidu niisugust juttu ei räägiks. Nii, Kesklinna linnaosa valitsuse hoonelt kadus Ukraina lipp. Linnaosa vanem andis selgituse. No nüüd kas tuleks ka panna, et toetame Iisraeli ja USA-d ka, paneme need lipud ka siis. Kas asemele või siis kõrvale või mismoodi, kuhu see lipp kadus. Ma saan aru, et on Kesklinna osa valitsusega tegemast, kus võiks olla siis võib-olla Tallinna lipp, linnaosa valitsuse lipp, aga terve Ukraina ka veel takka järgi. Veebruari elekter oli jaanuarist kallim, aga arved päästab lühike kuu. Selline on pealkiri, jumal tänatud. Aga sinna tuleks kohe ettepanek, võib-olla asja lahendaks, kogu asja lahendaks. Teeme kuu veel lühemaks. Jaanuar 10 päeva, jaanuar 1, jaanuar 2, 10 päeva, jaanuar 3, 11 päeva ja vaadake, kui väiksed on arved, kuivõrd palju vähemad nad on ja kuivõrd palju vähem raha tuleb välja anda. Ja lüps jätkub, ei ole midagi. Muide, välismaalt tuli üks teade, et Namiibias on võitnud valimised keegi Adolf Hitler. Jah, ta ei sarnane küll selle meile teada tuntud kolmanda riigi juhiga, aga seletuseks ütles selle Adolf Hitleri isa nii palju, et tema ei teadnud pojale nime pannes, kes see tegelane niisugune oli. Niimoodi. Anni Sild ütleb, aga olgu, sellest me juba rääkisime. Nii, energiakahjum jätame vahele, sest Vambola ootab siin samas kõrval kohe. Nii, kui aidata kõigil korteriühistutel varjumiskohti kohandada, nõuaks see 100 miljoneid, see ei ole realistlik. Tähendab, kes kus mida kohandab, kõik on, mingisugune hullus on peale roninud. Vaadake endal keldrisse, kuidas te seda hakkate varjumiskohaks kujundama, teile tuleb otse kohe selge mingi projekt, ehitusinspektsioon, kes ütleb, et kõigepealt te tellite projekti, see on umbes 600 000, ehitus nii palju ja teiseks, kui see maja teile kõik kaela kukub, siis teil sealt niikuinii välja ei saa. Õige oli, kunagi ehitati ju maju, millel tuli keldrist selline käik, mitukümmend meetrit majast eemal oli sealt väljakäik ja kui see majaga kokku kukkus, oli väljapääsemine ikka võimalik. Praegu sellega ei tegelda, nii et aga olgu. Nii, jätame selle kõik vahele. Kotka ütleb meil, ägedate ideede sünniks tuleb ametnikke paremini motiveerida. Jutt on sellest, et kuni 50 000 on võimalik ametnikule määrata preemiat, kui ta on millegiga hakkama saanud. Muidu, kui ei saa millegiga hakkama, ma saan aru, siis on lihtsalt palk. Aga kui ta veel millegiga hakkama ka saab, siis on preemia. Ja nüüd ütleb Kotka, et ametnikke tuleb paremini motiveerida. Tuletame nüüd meelde, motiveerida on võimalik juba seda, mis toimunud on. Miks sa seda tegid, ehk missugune oli sinu motivatsioon ühe või teise asja tegemisel või tegemata jätmisel. Stimulatsioon on hoopis teine. Stimuleeritakse kas paiga, rahaga, aukirjaga või siis hoobiga tagumikku. Stimulus oli algselt ju ork, millega ergutati eeslit kiiremale kõnnile. Nii et mitte motiveerida, vaid stimuleerida, tehke endale see selgeks. Aga kõrged ametnikud sellest midagi ei tea, siis on vähemalt imelik küll. Kaire Uusen on välja toonud 5 asja, mis aitasid nõukogude ajast läbi tulla. Muidu kõik, no kuulake nüüd teksti korraks. Kui viimastel aastatel kohtab eestlaste seas kahjuks liiga palju Venemaa imetlejaid või õigustajaid, ka nõukogude aja taga igatsejaid, millele omakorda aitavad kaasa hoogsalt sotsiaalmeedia trollid. Ta hakkas mõtlema, mis olid need asjad, mis 70. ja 80. aastatel noortel tuju kas või natuke paremaks tegid. Ma ei tea, tuju oli konstantselt polnud väga vigagi. Sai nii palju nalja, et enam ei saa muide huumor ja satiir, vaadake. Hea huumor on peaaegu et üldse kadunud. Head anekdoodid sellise tagamõttega on enam-vähem kadunud. Aga noh,
näiteks perekond Kallas või siis need kõrgemad tegelased, mis aitasid neid nõukogude ajast läbi tulla, Keskkomitee Puhvet või, kus anti tõepoolest päris häid viinereid ja müüdi ka Marlboro suitse ja igasuguseid muid asju. Noh, nii, kunstiskandaal, sõdiv Venemaa naaseb 26. aastal Veneetsia kunstibiennaalile. Mis siin kunstiga pistmist on? Puhas poliitiline küsimus. Ei saa ütlemata jätta. Kalev Stoicescu hiilgab. Me ei pööra talle tavaliselt tähelepanu. Aga kui iraanlased varsti tänavatele ei tule, ähvardab neid sünge tulevik. Tähendab, kui nad ei tule, siis ähvardab sünge tulevik. Mille puhul nad tänavale peavad tulema, ei tea. Nad on ammu juba tänavatel, sellepärast et valearvestus on tehtud, Ameerikast Iisrael tegid valearvestus, mingit arvestatavat opositsiooni ju ei ole, aga lause iseenesest, me ei hakka nüüd rääkima sellest, et kas kellelgi on õigus või mitte, aga Stoicescu enda lause, kui iraanlased varsti tänavatele ei tule, ähvardab neid sünge tulevik. Meid ähvardab eriti sünge tulevik, kui sellised Stoicescud, vabandust, väikse tähega, jätkavad meie asjade korraldamist ja meie elu korraldamist ja on pandud positsioonidele, mis teeb võimalikuks ebamäärase, ebakohase ja väga vale autoriteedisüsteemi tekkimisel. Nii, Tsahkna ütleb ka midagi, tähendab, teda ka enam ei tsiteeri, sellepärast ei ole võimalik, sealt tuleb iga päev midagi non plus ultrat. Aga nüüd on ikka näinud, ma ei tea, kelle pilti ta on näinud, karu pilti. Ta võiks homme minema juba hakata. Homme on esmaspäev, ajab õhtuks asja korda. Tsahkna sõnul ootab Putini sõprade reas kõrvaldamisjärge ka Hiina. Kuulake nüüd uuesti. Putini sõprade reas kõrvaldamisjärge ootab nüüd ka Hiina. See tähendab, et tuleb ka Hiina maha võtta. Nii, ja nüüd, hea küll, olgu nüüd nii nagu on, aga nüüd kutsume Vambola ka siia. Tere Vambola ja mul on algatuseks sul üks küsimus. Vaata, kui sinna Dubaisse lõksu jäänud turiste, mis tegelikult riigi kohus vist ongi nad koju aidata ju kuidagi moodi. Noh, kõik riigid on niimoodi ammu teinud, mitte kõik loomulikult ei ole, ma nüüd liialdan ka, aga kuidas sulle meeldiks, mul tekkis niisugune mõte lihtsalt, et aitame need, kes seal on, siia tagasi ja edaspidi need vaesed, kes sinna muidu ei saa, et riik aitab siis need vaesed sinna. Need sealt tagasi ja need sinna. Terve majanduskasvu mõte. Sellega saab majanduskasvu ergutada tugevalt. Neid võib ju sinna saata kogu aeg. Niimoodi ühed lähevad, teised tulevad, ühed lähevad, teised tulevad. See on nagu Rail Baltica idee oligi selline, et esialgse businessplaani kohaselt, ma olen uurinud seda businessplaani, seal oli ette nähtud 2,3 miljonit reisijat aastas Berliini. 2,3 miljonit reisijat Berliini. Ja see oli esimene neil plaan ja siis ma arutasin välja, et see teeb välja, et 6300 reisijat iga päev Tallinna. 6300 Tallinnast iga päev. Ja siis tuli välja, et iga Tallinna kodanik, kaasavad rinnalapsed, sandid ja kõik Viimseni. Nii viletsakesed käivad iga 73 päeva tagant korra Berliinis. Iga 73 päeva tagant. Kui tal selleks raha ei ole, siis raha riik eraldab. Probleem ei ole raha, probleem on käimises. Vaat see, ja kui nüüd Dubaisse sõita, see on palju kaugemal, see on palju suur kallim. Et see majanduskasvu võib siin ergutada ja tabab. Nii, ja üks asi veel, 5 sõjamõtet, kuskil oli selline artikkel, ma mõtlen päris mainstreamis ikka kohe. Ja. Oli niimoodi, et Venemaa tuleb niikuinii alistada. Pigem aidata praegu Ukrainat, kui pidada hiljem maha NATO-Vene sõda. No Venemaa tuleb alistada, see homme tuleb juba kõne alla. Oota, ma räägin, lihtsalt tulen korra ajast tagasi, kus sa neid ajale pealkirju lugesid. Mul tuleb meelde, üks niisugune anekdoot oli, kui naine
uurija küsitleb naist, et vaadake, et teie 3 esimest meest surid seenemürgitusse ja viimane kukkus lihtsalt trepist alla. Mis te ütlete selle kohta? Näin ütles, et see viimane ei söönud seeni. See keeldus, ei tahtnud kuidagi. Jah, et küsimus ongi see, kõik igasugused niisugused toredad asjad on meil. Ainult, et ma kardan, et me selle sõja, ütleme, ta on isegi nüüd juba muutunud igapäevaseks eluks see sõja olukord. Et me selle majanduse kokku jooksutame, mitte ainult ükskord meil, vaid Euroopa Liidus, see on juba koos. Arvestades seda, et viimase nädala jooksul seoses selle Iraani sõjaga on nafta hind kasvanud kuskil $66 barreli kohta, Brent on kasvanud 94 peale, et seal on nibi-nabin kuskil umbes 28-30%. Ehk sellega on nüüd saavutatud niisugune olukord, et Euroopas sisuliselt enam keemiatööstust ei ole. Ja lisaks sellele gaas, mis enne Iraani-Iraagi sõda maksis keskelt läbi $450-500 1000 kuba eest, nüüd maksab 780-800. Aga meil on ju ehitatakse mingit gaasijaamu ja... Jah, võib igast asju teha, aga praegune olukord on selline. Ja kes müüvad, muidugi müüvad USA kompaniid, müüvad kallimalt, sellepärast, et kuskilt maalt ei saa, Katar on kinni, Venemaa lõpetati ise ära või õigemini Venemaa lõpetas seal gaasi tarnimised Euroopasse ja kõik on hästi. Ainult, et ma kardan, et meil varsti ei ole majandust olemas. Ja siis tuleb mingi Macron ja vehib oma 5 tuumapommiga, ütleb, et ta... Ühe saate endale siin. Ta heitab katuse peale, Tsahkna tahab ühte endale. Ta ei tea, kus ta paneb. Tal on seal maasika maa Tartu all, ta sinna viib. Kaeva maa sisse ja et tulevad maasikad paremad. Radiatsiooni mõjul muuseas seda asja uuriti. Osa loomaliike ja osa taimeliike arenevad tunduvalt paremini, kui nad on saanud veidi kiiritust. Radiatsiooni. Ma ei ole bioloog eriharidus, ma ei tea, miks see on nii, aga nii on, see on fakt. Tuleme selle sinu poolt mainitud Rail Balticu juurde, enne seda ütleme, et Balti raudtee aastal 1870 ehitati valmis, see on siis Peterburg-Paldiski ja 46 silda, 25 raudteejaama 1870. Ei olnud ei Mercedes-Benzi ega ei olnud Excelit, ei olnud mobiiltelefone, ei olnud ekskavaatoreid, mitte midagi ei olnud. Satelliit mingisuguseid kaardistajaid ja kõrgusmõõtjaid ega mitte midagi. Tehti valmis 411 kilomeetrit. 13 kuuga rongid sõitsid. Praegu on läinud peaaegu 20 aastat, 2 miljardit. Rööpaid ei ole. Miljard kulub veel. Miljard kulub veel. Ja. Nii. Tagasi hoidlike arvutuste järgi. Kuule, aga kuidas selle maaga on? Nüüd kuulajale vaatajale üks aspekt siia veel juurde. Tuleme tagasi natukene võib-olla selle raudtee juurde. Muidugi kahtlemata Vene saar oli oma saarriigi territooriumi küllalt vilgas raudtee ehita, aga tuleb siinkohal ära mainida, et Preisimaa ja Saksamaa olid tunduvalt paremad tol ajal raudteevõrgu rajamisel ja mitmete kantslerid, sealhulgas ka kuulsa kantsler Bismarcki eestvõttel rajati Saksamaale raudteevõrk, mis oli vajalik selleks, et läbi viia kiire mobilisatsioon. Ja saaririik rajas ka raudteevõrku ainult mobilisatsiooni huvides. Seega, kui me ehitame olemasoleva liini juurde, näiteks Tallinnast Tartusse, Tartu kaudu Riiga võib sõita vabalt iga päev, keegi keela, prooviti rongi panna, keegi taha sõita, muud midagi. Aga ma arvan, et see, kui tahetakse Riiast otse läbi Pärnu raudtee Tallinnasse viia, siis see on ainult mingites militaarhuvides, aga seal ei ole mitte midagi muud taga. Nojah, võib-olla ongi, et miski moonavoor ei peaks kuskil obuvankriga tulema, vaid mööda raudteed kiiresti. No utreeritult võib olla see, et seal kuskil Frankfurdi all seisavad 2
Ameerika Ühendriikide tankidiviisi, võib-olla neid on siis vaja kiiresti Baltikumi või Tallinnasse nihutada 48 tunni jooksul. No laevaga nii kiiresti ei too sealt, võib-olla siis panevad raudtee peale, tassivad kohale. Kuidas selle maa küsimus on? Maa küsimus on alati hea. Meil oli maapäev ja maad anti vabadussõja ajal ja maa on alati... Nüüd on see maksustatud tänaseks päevaks, siis anti tasuta ja see ei kuulunud maksustuseks. See on eraldi teema üleüldse ja 1922. aasta maareform oli hoopis midagi muud, kui meile siin praegu räägitakse, on eraldi küsimus. Maareformi toel ei saanud keegi omale maad, vaid saidi pärimise õigusega rendiõigus sellele maale ja seal oli 3 erandit, üks oli minu teada oli see kuulus leitnant Koperjanov, tema leest sai erandi, siis sai üks kindral ja siis sai vist erandi sai ka Laidoner, kelle riik andis 7 miljonit, Laidoneri, seda ma mäletan, andis 7 miljonit marka raha ja ta ostis siis selle oma mõisa välja sealt, selle, mis tal on, see Luiga mõisa ja sealt seda elustus. Aga need olid erandid, see oli pärimisõigusega, praegune riik andis ta neile omandisse ja see oli suur viga. Ja ma olen sellest 2 korda kirjutanud, et see tekitas riigile circa, no mitte vähem kui 8–9 miljardit omaaegset kroonikahju, siuke tegevus. No rendiõigused jäid kõik puutumata, rendid jäid laekumata. Aga no tolleks tagasi tulles. Jah, selle asjaga on kuidagi väga kummaline see Rail Baltica eelarvega, seda ei taheta üldse rääkida, seda ei taheta eriti kajastada. Aga vaatame nende faktide peale ja õigemini mõtleme nende faktide peale nii palju, kui meil teada on. Sest keegi ei tea mitte midagi, eriti publikatsiooni ei ole. Me teame ainult, võime toetuda ainult avalikele sõnavõttudele, näiteks ministri või Rail Baltica ametnike sõnavõttudele ja sealt toodud numbritele ja eeldada, et need numbrid on õiged. Ja näiteks need sõnavõtus on siis olnud number, et see Rail Baltica tänane kulu on 2 miljardit eurot tänaseni kulutud. Selle tulemus on siis mingi 30, natuke pealt 30 viadukti, muldki eriti ei ole ja mõned pooleliolevad ehitused, sealhulgas algusjärgus Tallinna Ülemiste raudtee. Ja vist tunnel on ka valmis. Ja tunnel jällegi Urve Palo ütles, et omal ajal et maksis 12 miljonit. Võt see tunnel, mis sealt läbi raiuti sealt, millega tramm sai siis sõita lennujaama. Kuidagi ma olen kunagi omal ajal kokku puutunud niisuguse asjaga nagu teede ehitusega. Ta on raudtee on muidugi palju komplitseeritum, aga ma olen isegi neid projekteerimisorganisatsioonis töötanud, kes neid on projekteerinud. Ja 36 viadukti, kui nad on isegi väga hästi tehtud, siis nad tüki üle 20 miljoni tükki ei maksa. Sealt annab muidugi korjata kokku 700 miljonit, aga 2 miljardit ei saa. Nüüd teine, ütleme mingisugune niisugune ja üleüldse, miks on vaja ehitada viadukti ehitaks tavaliselt siis, kui raudtee juurde tuleb, siis saab materjali palju lihtsamalt raudteega vedada, siis ehitaks viadukt ja minnakse raudteega edasi. Aga siin mõeldi teistmoodi, et ehitame kõigepealt viadukti ja pärast küll jumal võib-olla annab raudtee, võib-olla ei anna. On viadukt, kes mets on tore, et mingi kultuurimeles. Aga järgmine number, mis on avalikult teada antud, et nad on maid kokku ostnud ja maade peale on kulutud 400 miljonit eurot. Paistab, et nii väga midagi ei olegi 400 miljonit, aga nüüd hakata arutama, kui trassi pikkus on 215 kilomeetrit. See on siis 215 000 meetrit. Jah. 215 000 meetrit ja kui võtame, et trassi selle samase laiuseks, võtame maksimaalselt 100 meetrit. Selle 100 meetri sisse peab raudtee kuidagi ära mahtuma, üherealine raudtee, ühe rööpapaariga raudtee, siis... ta on kitsam tegelikult isegi. Olgu 100, väga lihtne. Siis on 21 miljonit ruutmeetrit. 21 miljonit ruutmeetrit on 2150 hektarit. Hektar on 10 000 ruutmeetrit, 100 korda 100. Nüüd me võtame siis jagame siis selle 400 miljonit 2015-ga,
ja 2150, vabandust. Siis me saame numbriks, et selle iga hektari kokkuostuks on kulutatud 186 000 eurot. Iga hektar 186 000. No nii tuleb välja jah, jutust. Jah. See on see vähe või palju või? Põllumaa keskmine hind Rapla ja Pärnumaal on Statistikaameti andmetel 6200 eurot. Ma spetsiaalselt vaatasin neile. 6000 millegiga. Ja see oli 186 000. Jah. Ja metsamaa hind oli olenevat sellest seal peal oleva metsa kvaliteedist. Oli alates 20 000 eurost hektar kuni lõpetades allapoole tulles on mingi umbes 7000 euroga hektar. Ja see osteti siis 186 000 eest. No, muidugi elamumaa keskmine hind Tallinnas on 43 eurot ruutmeeter ehk 430 000 eurot hektar. On elamumaa. Elamumaa siin Tallinnas. Mille peale Tallinnas saab ehitada. See on keskmine hind siin. See on jälle, ma opereerin Eesti Statistikaameti andmetega. Aga see tundub ju kuidagi see tundub kuidagi väga kahtlane, enam kui kahtlane, kui palju on makstud kui maad. Need numbrid tõele vastavad, et see number on 400 miljonit, siis jah, siis on vargus. Siis on see vahendite see ilmselge mõttetu raiskamine, see on selle kohta, kõigi nende tegevuste kohta on karistusseadus paragrahvid olemas. Olemas? Ja kindlasti. Pärnumaal liiguvad vägisi jutud, kus juures väga autoriteetsed inimesed neid räägivad, kuidas kohalikud poliitikud, ka Eesti Vabariigis tuntud kõrgetel kohtadel olevad isikud, on kokku ostnud mingisuguseid imelikke maid, mis natukese aja pärast paari nädala möödudes ongi ilmnenud, Baltika läheb siit üle ja siis ongi makstud neile sinu poolt mainitud 180 midagi tuhat. Ma räägin veel kord, ütleme nii, et oleme korrektsed, me opereerime numbritega, mis on avalikult ajakirjanduses ilmunud. Me ei tea, kas need numbrid on õiged või ei ole. Järsku see poiss, kes seal rääkis sellest 400 miljonist, oli kas joonud või segi või oli üldse kuskilt naisega tülli läinud või ma ei tea midagi juhtunud tema psüühikaga. Ja võib-olla ta lihtsalt tuimalt valetas selleks, et neid oma neid inimesi halvustada, aga ma räägin numbritest need, mis avalikud on. Ja sellepärast ma kutsungi üles, et nende spekulatsioonide lõpetamiseks oleks õige aeg hakata moodustada üks Rail Baltica uurimiskomisjon, kes vaataks need senimani tehtud kulutused üle ja teeks nende kohta niisuguse kindla, moodsas keeles auditi, vanasti öeldi, et see on inventuur, et mis on siis õiged kulutused, mis on valed kulutused, kuhu ikka see 2 miljardit eurot, mis on väga suur raha, ikkagi läks. 2 miljardit eurot on nibin-nabin 6 Tartu linna aasta eelarvet. Et Tartu linna aasta eelarve natuke peale 300 miljoni. Et see ei ole ju eriti väike raha Eesti suuruselt teise linna 6 eelarvet. 2 miljardit eurot on ligemale 2 Tallinna aasta eelarvet. Ta on päris suur raha. Et võiks ju vähemalt riik tahta, et selgeks teha, kuidas need rahalised vahendid on kulutatud ja kulutatud on valesti, siis tuleb algatada ka kriminaalasju ja inimestelt tagasi nõuda need asjad, vara konfiskeerida. Nii nagu normaalses riigis see asjad käivad. Et riigi vahendid ei tohi niisama kulutada. No ei tohiks küll, aga niisama võib-olla ei kulutatudki. Võib-olla hakati, kunagi, kui see idee tuli, teati, mis rahadega tegemist on, võib-olla tekkis ka väike Reformierakonnake suuresti sellest rahast. Jällegi opereerime jälle faktidega. See on ka ametlikult teada antud, et esimene ülekanne Euroopa Liidust Rail Baltica rajamise alustamiseks, see oli ammu, see oli minu meelest aastal 2011, laekus niisugusest firmast nagu Basel Invest. Ja Basel Investi juhatuse liige oli tol ajal Siim Kallase poeg, kes pärast selle fakti avalikuks tulekut töötas ka enne seda, töötas Swedbankis, aga lahkus kohe Swedbankist. Ülo Kallas oli selle Basel Investi juhatuse liige, Basel Invest
asus siis Roosikrantsi tänavas Šveitsi majas ja sinna laekus esimest 18 miljonit eurot Euroopa Liidult. See on fakt. mis sellega tehti, siis hakati kaevama? Sellega hakati... Osteti liiper? Ostati ja hakati mõtlema, kuidas seda raudteed rajada. Ma arvan, sellest 2 miljardit on päris palju kulunud mõttetööle. Aga muuseas, ka siin ehitatakse mingisugused niisuguseid, ütleme, niisuguseid sidemeid. Jällegi, alati tuleb opereerida nende asjadega, mis on, mida sa tead. Paremus kui mingi paber või mingi aruanne. Aga vahel on vaja lihtsalt lugeda ajalehti ja ajalehes ma loodan, et ametiisikud minnes ajalehtedesse esinema peavad ikka tõtt rääkima, mitte ei aja seal mingit pulja. No ei pea. Miks peaks tõtt rääkima? Clausewitzil oli hea muidugi kunagi, tõtt, ainult tõtt, aga mitte kogu tõtt. Ma olen nõus, et igasugused eufemismid selle tõe kohta on olemas, aga vaada, kui sa oled palgatööline ja mul on ettekujutus, et kui ma saan kuskil mingid ettevõttes palka, siis vähemalt selle ettevõtte aruandlusele, selle juhtidele ja muudele asjameestele selles ettevõttes ma ei tohi ka nagu valetada, vähemalt. Ja. Et ma võib-olla kuskil mujal ma võin seda teha, aga ettevõtte juhtidele ma ei tohi seda teha. Aga kuidas on õnnestunud siiski, et mitte keegi ei ole huvi tundnud, ma mõtlen nüüd mingitest jõustruktuuridest, et oot, kuidas see asi on nüüd ikkagi käinud? Lätis näiteks on antud vist isegi uurimiseks. Ja seal kriminaalasjad on algatatud 1 miljardi euro ulatuses. 1 miljardi? Ja Lätis on alustatud? Neil on miljard kadunud ja seal on alustatud kriminaaluurimist nende vahendite kasutamisele. Aga meil ei ole isegi mingit vihjet, et võiks alustada või äkki tuleks alustada või? Ei ole jah, kahjuks. Mitte midagi? Jah. Aga ma tuleks veel kord oma siukse, ütleme, ma läksin ajas tagasi peaaegu 32 aastat. Siis hakkab võib-olla see arusaadavaks saama selle nähtuse genealoogia, kuidas kujundati tänaseks meie tänane võimu staatus, mis sisuliselt tähendab pehmet diktatuuri ühe partei poolt. Ja see tõestus, et see on pehme diktatuur, on tänane valitsuse koosseis ja tänane valitsuse populaarsus 15% kahe peale ja 54 parlamendi Riigikogu kohta. See tähendab seda, et absoluutne võim ja täiesti ükskõikne suhtumine igasuguse kriitikasse ja võimalus teha, mida iganes pähe tuleb. Sa lugesid siin ette juba neid, mis on täiesti absurdsed. Lugu on jällegi sellest, tuleb tagasi selle veefondis, mille nüüd on dokumentaalsed materjalid, mida igaüks ise võib minna Riigikontrolli koduleheküljele ja leida selle veefondi aruande. See on avalikult sinna üles riputatud, see on kõigile kätte saada. Ja selle järgi siis laekus kiri Vene Föderatsiooni valitsuselt 5. jaanuaril 1995, kus Vene Föderatsiooni valitsus tegi ettepaneku, et nendele Vene firmadele, kes on selles veefondi nimekirjas, et nad maksaks siis selle raha välja. Esiteks niisugust kirja ei kirjuta mitte ükski valitsus, mitte mingil moel omal algatusel. See on välistatud. Ja pealegi ma olen omal ajal töötanud Vene valitsus, ma pean täiesti, kui seda ei lobistatud väga kõrgel tasemel, siis üks kirja olemasolu on täiesti võimatu. Kui me nüüd seome selle kirja kokku sündmusega, mis toimus 1994. aasta augustis, kus Lennart Meri ja Boriss Jeltsini läbirääkimise tulemusel Eestist viidi välja Nõukogude väed, vanad Vene väekontingent, nüüd tolle nimega Vene väekontingent.
siis ma pean vägagi tõenäoliseks seda, et sellel, just nimelt selleks kohtumisel arutelu tulemusena sündis meripoolne palve Jeltsinile taolisi kiri saata, et asju ajada. Ja ajastus on ka niisugune, et august kuni jaanuar ongi seesama aeg, mis kulub niisuguste asjade vormistamiseks. Aga see on spekulatsioon, aga ei olnud kiri tuli. Kirjale eriti ei vastatud, vastati alles aprilli mingi alguse kuupäeval ja sinna pandi kirja 4 firmat. 3 tükki, mis olid ka tegelikult. Ja 4, mis oli Fantoom, oli DSL International, kellel tol ajal polnud selles veefondis mitte ühtegi senti enam kinni jäänud raha. Ta oli kuidagi seal väänelnud, midagi oli tehtud, ta oli seal nimekirjas, aga ta igal juhul tal ei olnud. Ja siin sellele firmale kirjutati, et temal kinni jäänud rahasumma on $32 miljonit. Nüüd läks natuke aega mööda, siis 3 tranšiga, Kümmel kirjutab sellest oma raamatus, 3 tranšiga 2,3 vist ja 2,3, 10 ja 20 miljonit. Siis aastast 1997 kuni 1999, 2 aasta jooksul ja asi võttis aega. Tol ajal oli 30 miljonit päris suur raha, praegu ei ole ta muidugi enam mingi raha. Ja selle firmale maksti välja see raha, eriti keerukad trikkidega. Sisuliselt oli siis Eesti Pank võltsis dokumenti, võltsiti pärast seda maksekorraldusi, võltsiti kõikvõimalik kirjavahetust ja Eesti Pank, kelle vara tegelikult see oli, kaotas 32 miljonit. Lihtsalt tal ei olnud seda raha. Ja panen tähele, mitte ühtegi kriminaaluurimist ei ole algatatud. Ja tsiviilasja arutamisel Riigikohus on meid umbes, no ma arvan, 10 korda üle lasknud. Riigikohus ei pea seda mitte millegi. Ei pea? Vaat see küll on. Nüüd küll aga seal kõrval tekkis igasuguseid mullistusi ja ütleme ka niisuguseid jätkeid tekkis. Üheks niisuguseks suurepäraseks jätkeks kogu selle protsessile on näiteks Reformierakond, kel ütleme tollest ajast peale ei ole nagu väga vaja olnud annetusi korjata valimiskampaania jaoks. Ta ei ole kunagi korjanud. Reformierakond ei pea korjama, sest ta ei pea kätt väristama oma valimiskampaania kinnimaksmisest. Reformierakonnal on raha ja tal on palju raha. Ja see on jällegi dokumenteeritud fakt, et tal ei ole vaja seda teha juba aastast, ikka ma pakun, et aastast 2003 valimistest alates ei pea seda tegema. Vastupidi, Reformierakonnal oli nii palju rahalisi vahendid, et ta suutis luua veel endale juurde nii-öelda esimese sõsarpartei, mille nimeks oli Respublika. See on ju Reformierakonna asutatud partei. Ma olen ise 2002. aasta suvel olnud tunnistajaks Tartus Püssirohu keldri avarestoranis, seal oli avatud restoran juulikuus. Me istusime 2 sõbraga selles ja kõrval laudades toimus Respublika agitatsioonikoosolek. Ja seda agitatsioonikoosolekust praktiliselt ainuisikuliselt juhtis niisugune meie tubli Reformierakond nagu Urmas Paet. Seda ma olen näinud. Lisaks muidugi ma tahaksin ääremärkida, et Respublika asutamisel mängis väga olulist rolli ka niisugune tegelane nagu Gleb Pavlovski. Kahetine tegelane, kes praegu elab Londonis, keda nimetatakse poliittehnoloogia üheks suuremaks meheks venekeelses poliitruumis ja kes vahepeal oli väga lähedane
nii Venemaa presidendi kantseleile kui ka FSB-le. Selle kohta on olemas terve rida publikatsioone tema lähedust FSB-ga, aga Gleb Pavlovski oli üks põhilisemaid Res Publica asutamise nõustajaid, poliittehnoloogilist nõustajaid. Vot siuke fakt. Kui me nende kõigi faktidega midagi pihta tahame hakata, siis me peame väga ettevaatlikud olema. Ja sellepärast ma selle koha pealt edasi ei läheks. Aga see oleks üks ajakirjandusliku uurimise vähemalt. Ja see on tsementeeritud nagu kõik kogu see asi. See võimaldab võimul olla isegi sellises olukorras, kus majanduskriis on, no ilmselgelt on majanduskriis. Majandusele, mul ei meeldi see välja, majandusele ei hästi. Majandus peaks olema see, mis garanteeriks inimeste toimetuleku ja inimeste heaolu ja kõik see. Majandus peaks olema see. Majandusel läheb hästi või halvasti siis, kui on olemas majandus. Sa aru, majandusel ei saa hästi või halvasti minna, kui majandust ei ole. Aga meil, ma väidan, meil ei ole majandust. Meil on sellise väikese banaani vabariigi majandus, mis on kohustuslik igale ühele. Leiva, tehas, elektrijaam, mõned teed, mõni taksofirma. Meie kõige suurem firma on taksoteenuseid osutav firma, Bolt. Aga seda nimetatakse kusjuures üsna kummaliseks tehnoloogiafirmaks. Mis tehnoloogiafirmast on seal asi väga kaugel. Tehnoloogiafirmast nimetasin sellepärast, et see on nagu ajuvabaks tehnoloogia käsitlus. Aga näiteks eile see Villing, kes seda Bolti on asutanud ja kes seda praegu juhib, teatas, et vaata, et muu maailm praegu tegeleb kahe asjaga, et esiteks relva tootmise ja teiseks AI-ga. Ja me oleme mõlemal alal maha jäänud. Ma tänaks jumalat, et me ei hakkaks relvi tootma ega mitte ka AI-ga tegelema, sest AI on järjekordne üks mullistus ja teine asi on see, et ta on kasulik teatud piirini, aga ta ei ole absoluutne vahend heaolu saavutamiseks. Seda enam, et ta röövib energiat, mitte ta ei tooda energiat. Ja teiseks, ükskõik milline relva tootmine on alati olnud kontraproduktiivne. Need, kui hakkanud relva tootmise peale rõhuma, need on alati lõpetanud halvasti. Ja me paneme mingi aja jooksul mingitele inimestele või inimgruppidele on see enam kui kasulik. Näiteks praegu Tšehhi seoses Ukraina sõjaga on üks Tšehhi relvatootja, ma ei mäleta, mis ta nimi on. Tšehhid on tegelikult eluaeg olnud väga kõvad. Need käsirelvadest, Škoda just nimelt. Saksamaal Martini tehased Košitsas, tanki teevad. Jaa, ühesõnaga need on kogu aeg olnud ja üks Tšehhi relvatootja on saanud mõne kuuga Ukraina konflikti najal miljardäriks. Ma ei vaidle vastu, niimoodi võib tekitada ükskõik mida, aga mõelge nüüd natukene kallid inimesed kogu oma emotsioonide kõrvalt sellele, et me laksame iga aasta 2 miljardit järgmise 5 aasta jooksul täiesti mõttetusse asja, nagu seda on relvade ja laskemoona ostmine ja pärast seda lattu, see on surnud kapital, seda ei ole olemas. See ei tooda mitte midagi peale hirmu Macroni mõistes, et teised hakkavad meid kartma, aga ma kardan, et ei hakka. Ei, meid. Need probleem selles, et kui me seda teeme, siis me jooksutame kokku ka oma viimased majandusraasud, see on 10 miljardit 5 aasta jooksul. Me paneme lihtsalt surnud kapitali. See võib olla väga ebapatriootlik jutt, mis ma ütlen, aga see on vaja järgi mõelda, et kindralitel ei ole antud situatsioonis õigus. Nad on oma hädises planeerimises on nad pannud põhirõhu sellele, et peab olema palju relvi ja palju laskemoona. Ei pea olema palju relvi ja palju laskemoona. Riigil peab olema tugev majandus ja hea diplomaatiline teenistus. Ja riik elab palju paremini. Luksemburg ei osta relvi kokku, kuigi asub võib-olla kõige ohtlikumas kohas, mis üldse olla saab. Luksemburgil on teatud relvastus, aga ta ei kunagi ei baseeri sellele, aga tal on majandus, tal on siiamajandus kogu produkti ühe elanikkonna kohta 126 000 eurot versus meie õige tulemus ei ole mitte 40, vaid 26. Nad on meist 4-5 korda paremas seisus. See on see, kuhu tuleb püüelda, aga mitte selle poole, et meil on
kõik maa on täis relva laskemoonaladusid, kus see on laotud mürsud, mida mitte kunagi kasutada ei saa. Seepärast ei ole kuskil lasta, teine asi on see, et neid tuleb ju inspekteerida, neid tuleb vahetada, neid tuleb hooldada, neid tuleb valda. Neil on mingi kasutusaeg, parim enne. Ja see kõik on väga mõttetu tegevus ja kõike seda pareeritakse ainult väitega, et kindral Merilo ütles, meil on seda vaja. Väga tore. Kindral Merilo ise muidugi näeb välja nagu Serbia partisan habemega. Nii et ma ei tea, see kõik ei ole üldse kuusutav, aga tuleme tagasi selle endise asja juurde. Ja. Ma ei tahaks rääkida enne, kui on olemas paber. Näiteks selle veefondi kohta on paber olemas. Seal on kõik selge. Aga uurimisorganisatsioon ei taha sellega tegeleda. Miks ei taha? Kuigi iga uurija, kes on võtnud endale mingi ametikoha, kas politseis, prokuratuuris, kuskil mujal, ma arvan, ta on alla kirjutanud ka mingisuguse töökohustuse paberil. Et kui ta näeb mingit kuritegu, kuriteo varjumine on ka kuritegu. Ja sellega mitte tegelema on ka kuritegu. Ehk kogu see preventsioonipoliitika, kõik on suunatud ainult ühte suunda, et mitte uurida neid asju, mis puutuvad eriti tänasesse koalitsiooni juhterakonda Reformierakonda. Olen sa kuulnud kus mingit kriminaalasjast, mis on algatatud? Laanet läks liiale, Laaneti kohta nüüd mõisteti. See pidi olema mingisugune sisemine vastuolu. Laanet on seal ka külaline, Laanet läks ju Keskerakonnast sinna. See Laaneti kohta on väga huvitav veel nähtus, näidega ma pean selle kohe saavad välja ütlema, et mitte olla paljusõnaline. Istusime meie siis 2014, kui kõik see veefond oli väga aktiivne ja Laanetiga palusin kokkusaamist ja me saime kokku selles Reval Cafees, mis Pärnu maanteel on alguses ja juurde tuli ka Kümmel. Kümmel niisugune, ta on heatahtlik inimene, ta uudishimulik tahti juurde tulema. Õige ma ütlesin talle, kui sa tahad kokku saada, ta ütles tahad. Ta tuli kohale. Ja Laanet ütles seal järjekordselt kuldsed sõnad. Meie teile seda raha tagasi maksma ei hakka. Ja tähendab ei taha. Ja kas vale või heaga, aga meie seda ei maksa. Ja kõik. Ja nii tuli välja. Tähendab seda ütles tollane Riigikogu liige. Pärast ta oli enne minister olnud ja pärast minister. Ikka kõrge Eesti Vabariigi. No ikka väga kõrge. Ametlik mees, kas vale või tõega või heaga, ma ei mäleta nüüd hästi, kas oli hea või tõde, aga vale oli kindel. Meie seda ei tee. See tähendab seda, et kui mingi ametnike grupp, mingi partei, mingisugune liikumine hakkab domineerima ja prevaleerima seaduse üle, siis peavad selles riigis kõik kellad helisema hakkama. Aga ei helise. Ja miks ei helise? Aga sellepärast, et kassa on. Vot näiteks, sina oled ka ilmselt tol ajal ülikoolis õppinud, kui meil oli niisugune asi nagu marksism, leninism ja siis seal oli üks niisugune tegelane nagu Vladimir Uljanov, hüüdnimega Lenin. Jah. Kelle raamatute kohta ta tehti igasugust referaat, seal kaitsti isegi kandidaadi, doktoritöid ja ka Eestis oli olemas marksismi-leninismi instituut ja kõik. Üks selle suuna esindaja just lahkus meie hulgas. Mikk Titma. Mikk Titma oma nooruse veetis ka ikka marksismi-leninismi uurimise, pühendas oma nooruse marksismi-leninismi uurimisele. Ja seal oli siis niisugused teosed nagu materialism ja empiriokritism ja siis olid kaks sammu, üks samm edasi ja kaks tagasi ja muud niisugused teosed ja vaata, kui ma ütlen, see paberil lahti võtsin, üks kord ma olen lugenud seda empiriokritismi umbes 1,5 lehekülge, ma pidin hulluks minema. Tähendab, seal ei olnud kõige vähemaltki ei loogikat, seal ei olnud mingit mõtet, seal üldse mitte midagi ei olnud. See oli lihtsalt niisugust sõnade mula. Ja kogu see marksistlik teooria oli üles ehitatud just nimelt sellele, ehk ta ei olnudki teooria, ta oli nagu iidoli kummardamine, see oli religioon, omapärane religioon. On Koraan, on piibel, lihtsalt tol ajal oli 50 Lenini teost. Olge pikk piibel,
mis muuseas oli kõige enam avaldatud teosed üle terve maailma. Ja muide, mitte ainult kõige enim avaldatud, vaid ka raamatukogudest kõige enam laenutatud. Ja seda enam, et see nii-öelda see kirjastustegevus oli ka LKP kõige suurem sissetuleku allikas üle terve ilma, nii et seal on terve jällegi pikk saade võib seda teha. Aga mis ma tahan öelda, et see inimene, kes niisugused teosed, seda ei saa teost nimetada, täitis seda paberit mingisuguste tähtedega, see inimene oli hull. Pärast ta läkski hulluks või süüfilis, selle Inessa Armani käest, kellel ta süüfilise, siis ta andis selle kellelegi veel edasi ühesõnaga ja ise lõppes ka süüfilise kätte ära. Aga küsimus ei ole selles, jätame selle süüfilise rahvalt. Tema kogu mõjuvõim parteile tulenes ainult kassast, mille ta tegi lahti esimesena kuskil juba aastal 1906 või 8, kui tuntud mägiröövel Džugašvili koos Kamo Petrosjaniga röövisid Taga-Kaukaasia pangast ära mingi 200 000 rubla. Ja lasid, 6 miljonit, nad lasid see konvoi maha ja 200 000 rubla nad jätsid endale, kui ülejäänud viisid. See on muide väga lõbus, sellepärast et ega kui sinu poolt nimetatud Lenin, ta oli Zürichis maapaos, siis ega kus korraldati sotsiaaldemokraatide kohtumisi konspiratsiooni eesmärgil loomul, kõige paremates hotellides, kõige paremates litsimajades, korraldati seal. Kes kinni makstid Euroopas kõikvõimalikud sotsiaaldemokraadid eesotsas Helfhandiga, Parvusega. Parvus, siis olid veel venelastel oli see tuntud sotsiaaldemokraatide toetaja Morozov ja Sava Morozov, seal oli väga palju niisuguseid inimesi, aga tähtis ei ole võib-olla nimetamine, vaid tähtis on see, kui tekkis kassa. Kassa on kõige tähtsam asi kogu bolševistlikus liikumises ja kassa on kogu tähtsam asi ka Eesti kaasaegses bolševistlikus liikumises, mis kannab oma nimetust Reformierakond. Ta on oma sisult, on nad parempoolsed esseerid, isegi mitte ütleme radikaalsed esseerid. Need on, kes viivad edasi liberalismil ja absoluutsel vabadusel põhinevad uue maailma mudelid. See on parempoolsete esseeride poliitika. Nad on isegi enam vasakul kui bolševikud. Seal parempoolsed esseerid olid eriti vasakpoolsed, eriti radikaalsed tegelased. Seal oli veel üks naisterahvas, kes pärast Saksa saadiku, kuna Saksa saadiku maalasid oli seal üks naisterahvas. Huvitav. Ma ei suuda öelda praegu. Ma ei suuda öelda. Aga igal juhul see on väga huvitav, on see ajajärg ka ja sealt kujuneski välja vist ilmselt see genealoogia, mis on meile jõudnud kollase orava kujul. See on nüüd see osa sellest värgist. Ja võtmesõna ongi kassa. Alati on võtmesõna kassa. Kelle käes on kassa, see juhib kogu riiki. Ja üleeile kassapidaja andis teada, et Eestis on olukord ärev, Reformierakonna toetus on madal, Eestis on olukord ärev, aga mitte lõpus. Aga selle süsteemi kindlustamise. Kassapidaja käis, ma nimelt ütle, kes kassapidaja käis ajalles ja ütles. Ei ole paha, valimistel näeme, valimistel me ei pea kätt väristama. Ja valimised on meil Valimised on meil 6 aasta pärast ja kindlasti on ka mitte keegi, seepärast Riigikohus ju täna kvalifitseeris nende valimisvaatlejate tegevuse kui valimiskomisjoni tegevust kahjustavaks. Nad täna vastavalt Riigikohtu otsusele me ei tohi enam valimisi isegi mitte vaadata. Isegi mitte kritiseerida. Kritiseerida me sinuga siin võime veel, aga no ma pean, advokaat tuli tagasi, advokaat oli selles Dubais oli kinni, ta vist on nüüd tagasi, ma järgmine nädal näen, ma pean nõu, võib-olla ma ei hakka, võib-olla see lobisemine tuleb ka jälgi jätta selle e-valimiste osas, ega nalja ei ole. Riigikohtu otsus on väga tõsine asi, Riigikohtu otsus muuseas seaduse jõuga, et kui ikka Riigikohus ütleb, et e-valimist on püha asi ja seda ei tohi puutuda, siis tuleb see jänt järgi jätta ja me oleme maha, kõik. Aga tuleme tagasi kassa juurde. Nii, kassa.
kassa on alati kõige huvitavam asi kogu elus. kõik on väga selgelt kassa. näiteks üks niisugune näide, lihtne näide. Jakob Zerdebaum. 16-aastaselt esimest korda istus vangis. Ta oli Jekaterinburgis oleva apteekri Zerdebaumi poeg. Väga huvitav perekond, natuke aja pärast räägin. Jakob Zerdebaum peksti surnuks Tuula raudtee töötajate poolt. Nimelt Tuula raudtee töötajad olid näljas ja Jakob Zerdebaum, kes sealt läbi sõitis, kelle pärast tunneme teda kõik nime all Jakov Sverdlov. Peksti läbi, peksti surnuks. Ta toodi Moskvas, siis ta veel elas, aga ta suri peksu tagajärjel. Mõeldi välja idee sellest, et ta tegelikult on tegemist Hispankaga, aga noh, seal on selgelt faktid, et peksti surnud. Ja siis vana bolševik Smirnov oli niisugune mees. Tormas kohe Zerdebaumi kabinetti ja lasi Medvežatnikul teha lahti seifi, millest pärast on saanud jällegi legend sellest, et see seif avati alles 10 aastat hiljem, tegelikult avati seif küllalt kiiresti. Ja sellepärast vana bolševik Smirnov, kes oli omakorda Ohranka agent, kartis, et sellel Sverdlovil, Zerdebaumil oli tema kohta kompra seal. Aga Zerdebaum, Sverdlov, tal polnud vaja mingit kompra paberit, mitte midagi ei olnud vaja seal olnud. Kui seif avati, siis sealt leiti 125 000 kuldrubla, 7000 sõrmust, 7000 kõrvarõngast, 5000 briljantidega sõrmust ja muid väärisasju. See oli kassa. Tähendab, milleks talle mingi Smirnovi kohta mingisugune kompra. Täiesti mõttetu. Kui seal oli võimalik hoopis mingi tundnud väärtuslikuma asjadele baseeruda. See oli kassa. Muuseas selle Zerdebaumide perekond oli lõhki läinud. Seal oli, Jakob oli ütleme, ta oli terrorist oma tegelikkuses. Puhas terrorist. Aga tema vend, vaata, esimese maailmasõja ajal moodustati Prantsuse korpus, kuhu Vene ohvitserid vabatahtlikuna läksid sõdima läänerindele. Idarindel alguses veel sõjategevust eriti ei toimunud kuni 15. aastani ja siis nad läksid sinna, et sõdida saaks. Ja sellest tuli siis nagu Prantsuse armee korpus, ta kasvas üle ja Jakob Zerdebaumi vend oli päeva lõpuks, ta suri Prantsuse armee kindralile. Ja tema siis olla saatnud jällegi 18-19 aastal kirja oma vennale Jakobile, ütles, et kui me Moskvasse tuleme, siis me esimene poome üles Lenini ja teisena sinu vennale. Siuke sõbraliku kirja saatis. Aga kassa, ma juhin tähelepanu, alati hea, südant soelda. Kus Eesti kassa peidus on? Me peame nüüd õpetama edasi, et aeg on meil täis, aga kus praegu mingi kassa võiks leida? Jätame selle järgmiseks korraks. Ma nüüd minut veel. Minule meenub üks Mati Talviku üks esimestest intervjuudest Eesti NSV televisioonis. Mitte Eesti televisioonis, vaid Eesti NSV televisioon oli. Oleme täpselt. Kus ta küsitles ühte venikest, kes oli tollaegselt Nõukogude riigilt ära varastanud mingi umbes 40 000 rubla. Ja teda kumalik kombel last maha, talle anti mingisugune 15 aastat selle jandi eest ja Mati Talvik siis küsitleb teda energilise noore reporterina ja siis sealhulgas esitab ta küsimuse selles reportaažis, et kus ikkagi on see raha, mis teie sealt olete võtnud? Ja selle peale ütleb see mees, ta oli keskealine mees, ütleb lihtsa, aga väga lööva lause. Jäägu see minu väikeseks intiimsaladuseks. Tuleb tähele panna, et 40 000 rubla eest tol ajal võis osta Nõmmele 10 maja umbes. No nii, kus on meie kassa, kus on meie orava kassa, kus on pähklid asuvad? Sellest me räägime järgmisel korral. Jah.
teeme niimoodi. Seniks kõikidele kõige paremat ja loodame, et kevad ikkagi tuleb ja loodame, et Margus saab tervemaks loomulikult ja veel kord. Täname kõiki toetajaid ja kui leidsite midagi jutuajamisest, mis teile sobib või ei sobi, tahaksite vastu vaielda, andke teada, vaielge vastu, me oleme selle üle ainult rõõmsad ja meie püha sõda loomulikult läheb edasi.